Autojuhte kutsutakse talvisel ajal sageli üles ettevaatlikkusele ja hoiatatakse, et teed on libedad, aga kas need üleskutsujad, kus nad teavad, et tee on ikkagi libe? Kas nad proovisid pidurdades ise järgi ja miks ilmateade mõnikord ikkagi valetab? Meie reporter Kerli on täna sündmuste keskel, et leida just nendele küsimustele vastused. Kerli, palun. Tõepoolest olen sündmuste keskel ehk maantee ääres ja täna uurin, kuidas sünnib tee ilma ja libeduse prognoos, et tee hooldajad ja meie autojuhid oleksime teeoludega kursis. Üks punkt selles ahelas on tee ilmajaam. Selliseid on üle Eestis 72. Kusagil tee sees on aga tark andur ja neist jaamadest liigub iga 10 minuti tagant info ühtsesse serverisse. Kuid mis saab edasi? See ongi siis andur, mis käib maantee sees. Mida see täpselt mõõdab? See andur mõõdab tee seisu, tee temperatuuri, siis ta näeb ka seda, kas tee on märg, soolane, et kas soolamõju on või ei ole tee sees ja palju soola on pandud. Ja need on need põhilised asjad, veekihi paksus ka. Ja mis nendest andmetest siis edasi saab? Need andmed liiguvad internetikeskkonda ja nad saavad kohe pärast mõõtmiste tegemist kättesaadavaks kõigile teehooldajatele ja ka Maanteeametile. Kuid see pole sugugi kõik. Lisaks toimetavad üle Eesti nii-öelda mobiilsed andurid ehk sõidukid, millel on samuti peal mõõteseadmed. Sealtki liiguvad andmed reaalajas Teede Tehnokeskuse kaardirakendusse ja teehooldajatele. Siin on 2 sorti, näiteks pidurdamisel tekivad sellised täpid kaardi peale ja kui auto ei pidurda, vaid pidevalt mõõdab, siis tulevad sellised jooned. Jooned näitavad tee seisu ja täpid näitavad karedust. Aga kes neid mõõtmised teevad ja kuidas see täpselt käib? Ja neid mõõtmisi teevad siis teehooldajad ise, kes teevad oma seisundi kontrolli ja samuti Maanteeamet, kes siis teeb järelevalvet teehoolde üle. Aga ka see pole kõik. Tee seisundi mõõtmisel on appi võetud ka liinibussid, mis ju nii ehk naa kindlatel marsruutidel liiguvad. Täna on Eestis 6 sellist bussi, millele Teede Tehnokeskus on andurid paigaldanud. Ja iga 1 sekundi tagant teeb see andur siis mõõtmise ja kõik need andmed on meil siin kaardirakenduses olemas. Üks bussidest liigub siis hetkel Tartust Tallinna poole. Ahaa, et ta on reaalselt siin ekraanil praegu näha, et kuidas see buss siis läheb. Jah. Ja see siis näitab praegu, et see Lustiverest siit Koigini teelõik on kuiv ja see on reaalajas andmed. Jah, täpselt nii, et Tartu juures oli tee kas märg või niiske ja siit edasi on tee olnud siis kuiv. Ja meil on siis iga 25 meetri tagant on andmed olemas ja lisaks siis iga 5 minuti tagant tehakse ka pilte, nii et näha on, et tee on tõesti kuiv ja lisaks tuuakse siia juurde ka siis kareduse väärtus, ka me näeme tee temperatuuri, õhutemperatuuri ja veekihti seal siis ei ole, et see kiht on 0. See info, mida te siit saate, on tõesti väga detailne. Mida te selle infoga peale hakkate? Oluline on, et see info, mis siia kaardile jõuab kiiresti ka teehooldajale ja Maanteeametile kui teehoolde tellijale. Et nemad teevad selle alusel siis otsuseid, millal on vaja minna libedust tõrjuma, kus on tee läinud libedaks, kuhu tuleb siis kiiremini minna ja milline on üldse seisukord teedel. Et siit saab hea ülevaate kogu teedevõrgust. Lisaks sellele koostab Teede Tehnokeskus nende andmete põhjal teehooldajatele ka ilma ja tee seisukorra prognoosi. Millal hakkab sadama ja millised on nii sajufaasid, näiteks siin lumine, lörtsine ja milline on siis selle tulemusel tee seis. Nii et näha, et selles jaamas õhtul tuleb olla teehooldajal tähelepanelik, et millal hakkab see sadu ja tee võib muutuda jäiseks, et siia tuleb soola panna. Kuid ükski ilmaprognoos ei saaks sündida ilma riigi ilmateenistuse synoptikute tööta. Ele, millistest andmetest ilmaprognoos kujuneb? Et teha ilmaprognoosi, selleks on vaja väga kvaliteetseid ilmaandmeid. Tervest maakerast, kui me tahame teada pikka ilma, ehk et üle 2-3 päeva. Aga kui me tahame teada paari ööpäeva ilma, siis meile piisab ka sellisest 3-4 tuhande kilomeetri tüki suurusest alast meie ümber. Ja prognoosmudelid siis arvutavad hüdrodünaamiliste ehk vedelike voolamiste valemite abil meile ilmaprognoosi. Ilmaprognoos saaks sündida, selleks peavad kõik ilmateenistused üle terve maakera koguma ilmaandmeid täpselt ühel samal kellaajal ja ühe sama metoodikaga. Kas ja kui palju te teehooldajatega suhtlete?
teehooldajatega suhtleme külmal perioodil absoluutselt igapäevaselt ja et mitte öelda ööpäevaringselt. 4 korda ööpäevas saavad need teehooldajad meie käest ilmaülevaate. Kõige tähtsam on see, et mis hoiatused võivad siis ees oodata lähema 24 tunni jooksul. Lisame sinna juurde prognoosi, et seda nad kõike näevad ja argipäeviti õhtuti meil toimub maanteemeestega selline briefing ehk et ilmaolude lahti seletamine, mis siis toimub eeloleval ööl ja järgmisel päeval. Sellest, kuidas tee-ilma prognoose meie hüvanguks kasutatakse, on rääkida veel palju huvitavat. Seega jätkan järgmisel nädalal. Siis saame teada, milline põnev koht on Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus ja kuidas loeb Vikerraadio liiklusteateid legendaarne Villu Vane. Head teed!